Sellel töölehel olen vormindanud andmeid kui kujundanud ridu ja veerge ning teksti, mis on kõik väga kena, kuid vaatame, kuidas me saaksime selle töölehe teha veel atraktiivsemaks, lisades siia mõne teemakohase pildi või kujundi. Ja lisan sellele töölehele kõigepealt pildi, mis mul on endal arvutis olemas. Ja selleks, et pilti lisada, tuleb mul minna siia Insert nupuribale. Nimelt, kui ma tahan ükskõik mida siia oma töölehele lisada, siis tuleb seda teha läbi selle Insert nupuriba. Ja antud juhul ma tahan lisada pilti, mis mul on arvutis olemas, siis valin selle Picture tööriista siit. Vajutades siia sellele tööriistale tuleb dialoogi aken, kust ma saan siis oma pildi üles otsida ja siin ongi minu pilt, minu väike ekskavaator, mille ma tahan siis oma pildile lisada. Nii, ja see ekskavaator ei ole tegelikult üldse mitte nii väike, nagu alguses tundus, on päris suur pilt, aga kõikidel piltidel on olemas, ma teen natukene väiksemaks oma töölehte, kõikidel piltidel on olemas siin ümber väikesed mummud ja ristkülikukesed ja nendest hiirega kinni võttes me saame oma pilti natukene väiksemaks muuta. Nii et võtan siit nurgast kinni ja lükkan selle pildi suhteliselt väikeseks kokku. Nii, ja nüüd tõstan selle pildi siis sinna, kus ma arvan, et sellel pildil oleks kõige parem koht minu töölehel. Nii, ma tahan, et ta oleks siin mul üleval nurgas ja teen ta veel natukene väiksemaks. No ütleme nii väike. Nii, las ta olla praegu esialgu siin minu andmete peal. Minu pildi taust on valge ja see on mul meelega selline pilt valitud, nimelt ma tahan selle pildi tausta muuta läbipaistvaks. Ja see on Excelis täiesti võimalik, aga enne seda, kui me seda tegema hakkame, paned sa kindlasti tähele seda, et nupuribal on aktiveerunud täiesti uus nuppude valik, nimelt kui mina olen oma töölehel mõne pildi ära märkinud, siis tuleb nähtavale siia tööriistade juurde veel üks nupuriba ehk nuppudega, millega saab töödelda pilte. See tavaliselt on nähtamatu, aga siis kui pilt on valitud, siis tuleb see välja. Ja siit sellelt nupuribalt kindlasti peab vaatama, et oleksime sellel format nupuribal ja siit ma valin sellise käsu nagu see color ja siin all on üks selline põnev käsk, kui ma selle siit valin, väike pliiatsi märk oli seal ees ja selle pliiatsiga nüüd valin pildil oleva värvi, mida ma tahan muuta nähtamatuks. Kohe, kui ma siin vajutan, muutub antud värv mul nähtamatuks ja mida ma just enne soovisingi ju. Tõstan selle pildi nüüd natukene paremasse kohta ja teen ta natukene veel väiksemaks. Nii. Ja sätindas. Ja no nüüd on see tulu ka mul ilusasti nähtaval ja ühtegi arvu ei ole pildi taha peitu jäänud. Ja see pole veel kõik. Kui ma siin jälle selekteerin selle pildi ära, satun siia pilditöötlemise tööriistade juurde ja siin colori all oli eelnevalt sa kindlasti märkasid tohutult palju igasuguseid erinevaid efekte, mida ma siis oma pildile saan lisada. No praktiliselt nagu Photoshop. Et kui ma libistan üle nende efektide hiirega, siis näen siin kõrval kohe, mismoodi see hakkab ka minu töölehel välja nägema. Nii et päris põnevaid avastusi võib siit leida. Nii, mulle tundub, et see sinine sobiks praegu minu töölehega väga hästi. Ma teen selle valiku, vajutades siia ja näete, minu ekskavaator on muutunud minu tulpade ja pealkirja värviga päris ühtesobivaks. Kindlasti, kui sa vaatad siin seda pilditöötlemise nupuriba, siin saab väga palju erinevaid efekte lisada oma piltidele, kuid kõikidest nendest me rääkida ei saa, kuid ma näitan ühe koha veel ära, mis on minu meelest väga põnev. Ma siit küll ühtegi valikut hetkel ei tee, kuid siin color tööriista kõrval on veel selline vahva asi nagu artistic effects ja siin nende valikutel hiirega üle minnes saame jälle oma lisatud pildi teha väga põnevaks. Ma olen juba eelnevalt selle oma sinise ekskavaatoriga päris rahul, ma siit enam ühtegi valikut enam ei tee juurde. Nii, olen oma tööle pildi lisanud. Nüüd lisan oma pildile veel ühe kujundi. Ja jällegi lähen Insert nupuribale ja kujundite lisamine käib siit selle Shapes nupu alt. Ja siin vajutades tuleb lahti tohutul hulgal erinevaid võimalikke kujundeid, jooni, tavalisi igasuguseid märke ja siit valin täiesti tavalise ristküliku.
Ristküliku lisamisel, kui ma hoian all Shift-klahvi, siis tuleb korrapärane ristkülik ehk root ja alati korrapärane kujund, ükskõik millise kujundi sa siis enne olid valinud. Aga kui ma hoian Alt-klahvi all, siis teeb ta sellise ristküliku, mis sobitub täpselt Exceli tausta lahtritega. Nii, vajutan Alt-klahvi alla ja ma tahan siia pealkirja peale teha ühe kujundi. Nii, täpselt pealkirja suurune kujund on mul tekkinud nüüd. Ja jällegi pane tähele vahvat asja, ma olen lisanud oma tööle ühe kujundi ja see on mul aktiveeritud ja selle peale ilmus jällegi minu nupuribale uus sakk, mis on siis mõeldud just nimelt kujundite töötlemiseks, erinevad kujundite stiilid, nende sisu, värvid, igasugused jooned, efektid, kirjastiil, missugust kirja sa tahad oma kujundite peal kasutada ja nii edasi ja nii edasi. Ja siit kõigepealt ma näitan ära mõne üksiku stiili, no näiteks võtan siit sellise ruumilise esile tõstetud sinise kastikese, siit kõrvalt valin veel ühe vahva efekti. Nimelt valguse üleminekud või toonide ülemineku efektid. Võin valida siit olemasolevate efektide seast või ka vaadata, mida pakub Excel efektide seadistamise alt. Esimeseks tooniks valiksin selle endise sinise värvi, mis mul kõigepealt sellel pealkirjal oli. Nii, ja nüüd neid noolekesi või kastikesi siin selle riba peal liigutades saan määrata, mismoodi see üleminek ühelt värvilt teisele täpselt käib ja missuguses kohas täpselt see toimuma hakkab. No nii, ma lihutan natukene seda rohelist väiksemaks. Nii, ja seda sinist osa lisan natukene juurde. No ütleme, et sellist tulemust ma tahan. Siit veel võib vaadata erinevaid vikerkaare värve, igasuguseid erinevaid toone, täpselt nagu Photoshopis. Nii et avastamisrõõmu on siin päris palju. Vajutan close ja vaatan, kas ma olen oma tulemusega rahul. Ma arvan küll. Nüüd, selle kastikese eesmärk on mul luua nii-öelda efektne pealkiri. Mul on see pealkirja tekst veel siia lisamata. Ja ma ei pea mitte mingisuguseid tekstikaste hakkama siia selle kujundi peale panema. Mul on see kujund ära selekteeritud ja hakkan ilusasti lihtsalt klaviatuurilt kirjutama ehituskruusa kaevandamine. Aga see tekst loomulikult on selline väike ja selle teksti töötamiseks tuleb meil kasutada neid traditsioonilisi võimalusi. No, võib loomulikult kasutada siit mõnda vahvat efekti siin ende peal libistades, aga siit ma ühtegi efekti endale valida ei taha. Ja lähen hoopiski home nupuribale, valin siit teksti suuruse, ütlen, et see võiks olla näiteks 20. Ma tahan, et see tekst asuks selle kujundi keskel, mõlemas suunas keskel ja valin traditsiooniliselt selle teksti värvi. No nii, ma arvan, et pealkiri on päris uhke. Ja ainukene väikene viga, mis tuleb veel siin töölehel parandada, on see ekskavaator. Ta on ju siia pealkirja taha peitu mulle läinud. Valin selle ekskavaatori ja nii panen tähele, et ma oleksin format nupuribal ja siit valin käsu, et too minu pilt ettepoole. Vajutan sellel nupul ja minu ekskavaatorikene ongi siia tausta kujundi peale ilmunud. Teen natukene ekskavaatori isegi võib-olla tsutsukene suuremaks, nihutan ta siia ülesse poole. No nii, mulle tundub, et kulutatud aeg kujundamisele on ennast ära tasunud.